Tšau. See on siis minu 3. katse juba teha seda videot. Vaatame, kas loob ära. Tahtsin sulle jagada lihtsalt veidike haiguste kohta või haiguse kohta, et alati ei ole see füüsiline põhjus nagu peamine, et seal taga võib olla kindlasti ka sügavam juurpõhjus. Ja haigus kui selline on minu maailmas siis alati kehaviis ennast uuesti tasakaalu viia. Et miski on paigast ära läinud nii totaalselt, et keha peab nagu selle sinu hoo maha tõmbama, energia maha tõmbama, ja et saaks terveneda ja et saaks tasakaal tagasi. Mina ise olen praegu tervenemas, et olen 4. päeva voodis olnud, 4 päeva siis ühesõnaga. Ja issand, kus mulle meeldib igalt poolt sügada ja kretsida. Et tegelikult on siis asi nii, et minu lugu sai täiesti alguse sellest, kus ma otsustasin mingisugusest kohast jõuga läbi minna. Jõuga läbi minna, see tähendab seda, et ma astusin totaalselt meesenergiasse, et mingi asi ära teha. Ja taustaks siis nii palju veel, et tegeleme remondiga ja koduremondiga ja konkreetselt siis remont, mis pidi umbes nädal aega kestma, venis juba 4 nädala peale. Ja mina siis otsustasin, et tahaks kiiremini lõpu saada sellele remondile ja teha need viimased asjad ära, mis nagu minu oskustes on. Ja kuna mul mees sõitis ära 3 päevaks komandeeringusse, siis ma mõtlesin, okei, tema on ära, et ma siis teen lihtsalt need asjad ära. Et siis ma ei pea ootama, kuni tema tagasi tuleb ja kuna tema teeb. Ja siis ma võtsin siis enda kogu jõu kokku ja 2 päeva tegin, värvisin. Esimene päev värvisin siis ära laepinnad ja seinad uuesti, kust oli vaja. Päris suur tuba. Ja siis teisel päeval tegin põrandaõlituse ja see põrandaõlitus ma tegin käsitsi siis ja ma teadsin, et on selline õli, et ma ei saa vahepeal pausi teha, et sinna sisse oli segatud lihtsalt üks lisaaine, mis paneb kiiremini kuivama selle õli. Ja seetõttu siis ma ei saanud mingit pause väga teha sinna, sest et oli ajapiirang. Ja põhimõtteliselt ma siis tegin nagu täistööpäeva füüsilise tööga. Mina, kes ma tegelikult olen produktiivne 4 tundi päevas. Kui 4 tundi võin teha füüsilist tööd, siis ma olen audis. Siis ma tegin tegelikult rohkem. Ja ma tegin seda täiesti mingisuguse müstilise jõu pealt, see oli lihtsalt otsus, et ma lähen ja teen ära. Et iseenesest väga äge ju, aga kui ma teen seda naisena puhtalt meesenergiat pealt, siis see tähendab seda, et ma kaotan totaalselt oma energiat. Ma teen seda jõuga, ma ei saa seda loomulikult teha. Naised on tegelikult sellises loomulikus voolamises ju ja see tähendab seda, et ma kahjustan lihtsalt sellega oma keha. Ja ma sellest tegelikult sain juba poole peal aru, aga nagu ma ütlesin, et pooleli jätta ei saanud, muidu oleks see õli lihtsalt rikutud. Ja siis ma tegin selle ära ja ma juba tundsin poole pealt, kuidas mu keha hakkas valutama. Ja ma märkasin seda, aga ma ei eirasin seda. Ja kui oli see lõppenud, siis ma lihtsalt läksin õue ja viskasin ennast muru peale pikali, siis ma tundsin, et mul on nagu nii tugevalt vaja seda maaühendust, et ma olin nagu nii tugevalt seda kontakti kaotanud iseendaga, iseenda selle loomuliku olemusega.
kuuma teed vahepeal. ja selle tagajärjeks oli siis see, et minu keha hakkas meeletult valutama, eriti just ma saan aru, et ma tegin oma kätega füüsilist tööd, loomulikult käed, eriti see parem käsi, ma olen paremakäeline. Selle tagajärjel siis meeletult valutas keha terve öö. Jumal tänatud, et mul on olemas eetervõlurid ehk eeterlikud helid, millega ma siis saan toetada oma keha. Ja tänu nendele siis ma sain kuidagi selle öö üle elada, aga järgmine hommiku ma juba tundsin, et midagi on nagu veel valesti. Lisaks sellele, et mu füüsiline keha oli lihtsalt nagu läbi pekstud, siis ma tundsin, et nii. Tundub, et rääkimine, et ma nagu hullult tahan jagada seda, aga see tuleb mingisuguse pinge alt, et keha hakkab nagu hullult nagu, ma korra vaatan sinna. Selline tunne on, et ei peaks nii detailselt rääkima. Lihtsalt ütleme siis nii, et väga huvitav. Nagu ei saa laivi kinni ka panna, et see oleks nagu vaja kellelegi näiteks tuua, aga see on nagu mingi jutt, mida keegi ei taha kuulata, et kellelegi on see vastuvõetamatu. Ja ometi ma teen seda salvestusena, et ma nagu ei näita seda, nagu see ei ole otsev live, aga samas ühisväljast tuleb mingi informatsioon juba, et mingisugustele inimestele on see vastuvõetamatu, see jutt. Ja nagu ei taha seda kuulda, aga kui sa ei taha seda kuulda, siis sa ei pea ju seda vaatama. Miks on see nii, et ei ole seda vaja kuulda kellelgi? Sest kellelegi on kasulik, et seda infot ei räägitaks. Ma lihtsalt tahtsin tuua näite. See on minu näide. Sa ei pea seda uskuma, sa ei pea seda vaatama. Ma annan selle koha vabaks. Okei, selline huvitav koht siis praegu. Täiesti pointini pole veel isegi jõudnud ja juba selliseid asju hakatakse näitama. Mis ma siis öelda tahtsin? Öelda tahtsin, et teisel päeval peale seda rasket füüsilist tööd või seda jõulist läbiminemist sellest kohast, kus asi on vaja lihtsalt ära teha ja ma lihtsalt lähen ja teen selle ära. Ootamata seda kohta, et ma võiks vabalt lasta oma mehel seda ära teha. Aga lihtsalt minu see kangekaelsus oli see, et ma tahan selle ära teha, ma tahan, et see saaks korda nüüd ja praegu. Väga tore. Köhimise video. Et siis, kus ma jäin? Teise päeva õhtuks ma juba olin haige. Mu nina jooksis vett, mu kurk oli valus, ma tundsin, kuidas mu keha järjest rohkem valutama hakkas. Tavalised viirusinfektsiooni nähud. Et
nohu ja kurk ja siis mingi hetk hakkas köha ka tulema, aga noh, see köha tuli vist paar päeva hiljem. Igal juhul järgmiseks päevaks oli nagu kõrge palavik üleval. Võib-olla oli sama õhtu, ma lihtsalt ei kraadinud. Ja ma sain aru küll, et see kõik on, see haigus on, või siis see, ma ütlen vastupidiselt, et see tervenemine, sest haigus on minu maailmas tervenemine, nagu ma rääkisin alguses, et keha üritab ennast tasakaalu viia, et keha hakkab tervenema. Ja see tervenemine on alguse saanud sellest, et ma lihtsalt räigelt sõitsin üle iseenda keha. Ja nii on. Aga alateadlikult must jooksis kogu aeg see info välja, et tegelikult on seal midagi veel, sest et see nohu, nii tugev nohu näitab ikkagi totaalset solvumist. Ja kurgu ja köha teema on ka nagu sellised välja ütlemata asjad, välja rääkimata asjad, ei seedi enam seda, ei suuda alla neelata. Ja siis ma korraks viskasin sinna pilgu peale, esimese asjana viskas mulle üles kohe isa energia. Mõtlesin okei, et väga huvitav ja tõstsin selle kõik kõrvale ja ma rohkem ei tegelenud sellega. Aga kuna mina ei ravi keemiliste tablettidega ennast, vaid minu longi looduslikud abivahendid, väga meeldib mulle kasutada eeterlikke õlisid, siis ma palusin oma mehel teha mulle õliprotokolle. Et siis pannakse selgroo peale. Ja ma tundsin iga kord, et minu nahk turja peal, minu õlgade peal ja minu kaela peal on nagu nii valus, selline nagu ma oleks saanud hästi tugeva päikesepõletuse, et see nahk on nagu hästi tundlik ja hell. Ja siis mees ütles ka, et noh, et ta tunneb, et mul on nagu nii mega mingi raskus seal õlgade peal ja mingi koorem. Ja eile õhtul siis otsustasin, et hea küll, et kaua ma nagu eiran seda, et ma vaatan sinna siis sügavamalt sisse. Ja sealt tuligi väga huvitav koht välja. Et alateadlikult siis ma käitusin mustri järgi, mis on minusse kinnistunud varasest lapsepõlvest. Nagu ma aru saan, ma ei tohi detailidesse laskuda, ma pean rääkima üldistavalt, aga piisavalt selgelt, et sina aru saaksid. Siis minu näide oli see, et mina nägin, või meie peres oli siis selline muster, mille mina salvestasin endale nagu ära, et nii ongi õige. Et peres oli siis see, kes ema tegi. Isa nagu ei vastutanud mitte millegi eest. See on siis see koht, kuidas ma täiskasvanuna seda praegu tõlgendan. Kui ma vaatan nagu lapse silmadega, ma lähen nagu sügavale sinna sellesse hetke, mul tuli üks pilt ühest hetkest, siis lapsena ma vaatan lihtsalt seda, seal on mingisuguseid hirme ja mingisuguseid emotsioone ka kergelt, aga üldjuhul olen rahulik ja vaatan, et nii ongi nagu, et ema siis oli see, kes rabas ja tegi kõike, isa ei vastutanud. Ja see tunduski nagu nii õige, et noh, et naised ju peavadki tegema. Ja terve elu ma olen hästi palju ikkagi loonud asju jõuga. Ütleme nii, et meesenergia pealt siis. Ja ma saan täiesti aru, miks ma olen nii totaalselt läbi põlenud olnud 2 korda. Ja noh, tegelikult kuigi terve see suvi ma olen olnud suhteliselt laadimises ja teinud väga vähe, siis
piisas sellest 2 päevast või noh, tegelikult natuke rohkem, eks selle remonti ju sai alustatud juba 4 nädalat varem. Et sellised raskemad tööd, siis sellest piisas tegelikult, et olla tagasi nagu samas sellises augus füüsiliselt kehaga kui peale läbipõlemist, et keha lihtsalt haigestub ja totaalne väsimus on. Niisiis, tolles pildis ma võtsin enda kanda selle koorma kõik enda õlgadele ja see muster siis salvestus, et ma olen naine, et naised teevadki kõik ära. Ja selle jõuga ma läksingi. Kui veel nagu kaugemale vaadata ja laialdasemalt vaadata seda hetke, siis tegelikult see väike laps soovis vaid oma isa armastust ja olles siis truu sellele peremustrile ja olles siis suure sooviga saada oma isa armastust, siis ma käitusingi nii ja hakkasingi nagu tegema asju ära, sest et noh, mehed ei pea ju vastutama. Et naised ju võivad kõik asjad ise ära teha. Ja see oli selline päris huvitav koht, sest et ma olen nagu lahustanud seda isa teemat korduvalt. Ma olen võtnud üldse isa elu eest vastutuse ja võtnud vastutuse selle eest, kuidas tema ennast tunneb. Aga see nagu oli nagu selline korralik peremuster. Ja noh, ma ei saa enam nendele iseenda asjadele vastu minna, sest et kuna minu tundlikkus on kasvanud, minu teadlikkus on kasvanud, mul on antud või ma olen võtnud endale väga võimsa hingetasandil ülesande selles kehastuses, siis ma saan täiesti aru sellest, et kõik need asjad, mis praegu üles tulevad, need tuleb lihtsalt ära tervendada, ära lahustada, lahti lasta. Ja mida ma tegin, oli see, et lihtsalt andsin isale selle vastutuse tagasi, et mina nii ei tee enam. Ja tõesti, seal taga oli lihtsalt ainult soov olla armastatud. Ma arvan, et see laps, mina siis, näitab umbes 4-aastast. Et umbes 4-aastane olin. 3-4-aastane või 5. No kuskil 4 plingib kõige rohkem. Et see teema on tegelikult päris palju laiem, mis on seal, ma nägin seda kohta, mis seal isal oli ja ma nägin seda kohta, mis seal emal oli. Ma nägin nagu seda kohta, kuidas mina siia sündisin, et mis asi juba minu kaela, mis vastutus minu kanda juba oli pandud sellel hetkel, kui mina olin ema kõhus veel ja mis vastutusega ma sündisin siia. Et ma hakkasin tagasi andma seda täiskasvanute vastutust, mis ei kuulugi nagu mulle, aga nende enda tolles hetkes, nende eluhetkes siis, nende seisundis, siis mina kui, kuidas ma ütlen seda? Ma sündisin siia sellise teadmisega, et ma tahan kõiki aidata. Ma saan aru, et ma olengi tulnud selle ülesandega siia, et ma hakkasin põhimõtteliselt ema kõhus juba ema aitama. Võib-olla isa ka siis, kui vaadata seda kohta. Isa ei aidanud, ei ole seda tunnet. Aga jah, et selline väga-väga huvitav koht siis. Ja kusjuures eile õhtul ma tegin seda enne magaminekut. Millegipärast mulle sobib hommikul, kui ma olen ärganud või magama olen läinud, et siis on selline meel on rohkem vaigistatud ja ma saan asjadele paremini ligi. Ja eile ma siis lahustasin neid emotsioone, mis üles tulid,
lahustamine, kuidas sa lahustad, ongi see, et sa lihtsalt elad need välja, sa ütled need asjad välja ja nutad välja. Ja minul on nagu otseühendus siis selle allikaga ka või kõrgema minaga, kus ma saan selle informatsiooni või teksti siis mida iseendale või sellele väiksele minale rääkida. Või noh, vahet ei ole, ükskõik kes, kui mul on ka klient või mis iganes, mul tuleb see info, siis ma lihtsalt ütlen neid välja või kui ma neid mandalaid joonistan ja sõnumeid kirjutan inimesele, siis samamoodi mulle jookseb see tekst lihtsalt, et mina pean kirjutama, ma olen see vahendaja. Ja siis ma tervendasin eile seda kohta ja täna mul ei ole kael valus enam. No mul oli nii, et mul oli nahk hästi hell ja mul tegelikult oli kael ka. Ma veel mehele naersin, et mul on nii totaalne kangekaelsus, et ma ei tea, kus ma nii kangekaelne olen. Ja mul on täna juba tunduvalt parem olla, siis märkasin hommikul juba teise tunde pealt, ma sain aru, et midagi on muutunud. Ja see tegelikult muutus tuli juba siis, kui ma olin nagu ära elanud välja need emotsioonid ja pannud need tervendavad laused nagu peale, siis ma tundsin sees juba hästi kergest, ma tundsin, kuidas siin läks kõik hästi helendama niimoodi, et ma tundsin, et ma helendan, ühesõnaga mees küsis veel õhtul, noh, me olime juba voodis, tuli oli kustunud ja mees küsis, et kas sa teed energiatööd veel või siis ma ütlesin, et ei, et aga mul on tunne, et ma helendan. Et jaa, see helendamine ja see kergustunne oli nagu äge ja siis kohe täna öösel ma nägin oma surnuid sugulasi unes ka nagu meesterahvaid. Ja siis mul tuli nagu meelde see muster kohe, et ma tegelikult nägin vanaema ja vanaisa vahel ka seda mustrit, et vanaema ka oli see, kes hästi palju toimetas ja tegi, et ma ei näinud vanaisat nii palju tegemas. Et justkui nagu kogu vastutus ongi naise peal. Et noh, see on see üks vana muster ka, on ju. Et tänapäeval on juba teada, et naine on tegelikult pigem loominguline inimene. loominguline inimene. Et naisolendid on nagu hoopis teistmoodi loojad ja paljud loovad küll läbi füüsilise tegevuse, aga see ongi see, et see peab siis sul kergusega tulema, ei tohi jõuga mitte kuskilt läbi sõita. Vot, aga mina siis olen selles mõttes tervenemises ja seal oligi siis see solvumine ja viha isa vastu, et ta mind ei armastanud, et tal ei olnud seda soojust minu vastu, et ja see väike laps tõesti, tegelikult need väiksed lapsed ei tahagi mitte muudki, et mitte midagi muud, mitte midagi peale selle, et nad oleksid armastatud, nad oleksid hoitud, et neil oleks see turvatunne. Aga see ongi see koht, mida mina oma isalt ei saanud ja terve oma elu ma olen otsinud seda turvatunnet. Ja nüüd siis kindlasti mõni võib öelda, et oi, aga turvatunde sa lood ise. Aga kui see on ju baasvajadus, on ju. Aga kui sa tuled sellisest kohast, kus sa ei olegi mitte kunagi saanud seda turvatunnet, siis ise luua on seda nagu ülimalt keeruline ja siis otsidki seda väljaspoolt kogu aeg. See on lihtsalt kuskil mingisugune baashaav. Ja minu baashaav on siis seotud isaga. Ja mehega siis, kellega ma koos üles kasvasin. Vot selline asi, et igal haigusel on mingisugune juurpõhjus ja kui sa hakkad sinna sisse kaevama, siis sealt võib igasuguseid emotsioone välja tulla. Et see oli veel lihtsalt tavaline viirushaigus, et noh, võiski öelda, et mu keha läks tervenemisse ja las olla. Aga väga äge, kui sa saad sealt juurde veel midagi. Sest et noh, minul on näiteks ta nii palju aidanud, et minul nina ikkagi eile veel väga-väga tilkus. Ja ma olen enne ka oma nohu põhimõtteliselt minutitega ära tervendanud sellega, kui ma leidsin üles selle koha, kus see alguse sai. Mäletan, et ma rääkisin sõbrannaga telefoniga ja hullult solvusin sõbranna peale. Ma tegelikult üldse väga harva solvun, aga tookord ma mäletan, et ma nagu nii hullult solvusin. Panin telefoni ära ja mul hakkas nina tilkuma. No niimoodi hakkas nina vett jooksma, ma olin veel tööl.
ja tol hetkel siis ma läksin sinna, noh, ma ei tea, mul on selline oskus minna seda rada siis tagasi, et vaatan, kust see alguse sai, mis tunded minu sees olid. Ja ma leidsin selle koha üles, nägingi seda kohta, kus ma solvusin, lahustasin selle ära. Ja teinekord ongi nii, et sa ei peagi füüsiliselt mitte midagi muud tegema, kui lihtsalt teadvustad, näe, see on see teema, mille peale solvusin ja vahest sellest ka piisab. Aga teinekord peab rohkem tegema tööd. Nii et jaa, tookord lahustasin ära ja põhimõtteliselt siis see nohu oligi mul mingi 10 minutit või natuke rohkem. Või oli tund aega, ma ei mäleta enam. Tagantjärgi vaadates tundub, et see nohu oli nagu ülilühikest aega. Ja täna ma tunnen ka, et mul on juba tunduvalt selles mõttes kergem olla. Nii et igal haigusel on juurpõhjused. Kui sa tahad päriselt terveneda ja saada sellest mustrist lahti või sellest juurpõhjusest lahti, siis soovitan sul täiega kaevata sinna sisse. Just sel hetkel, kui sa haige oled või kui sul see teema üles tuleb, et lihtsalt niisama, et okei, ma lähen nüüd kaevan, et vaatan, mis sul seal on, seda ära tee, sellega sa lihtsalt rikud ennast. Sul ei ole vaja seda teha, sa kulutad liialt oma energiat sinna. Et kui on jah põhjus. Nii et mõnusat tervenemist teile kõigile ja alati on võimalik kõigest välja tulla. Kõik sõltub sinu sellest seisundist, emotsionaalsel seisundist, et kas sa päriselt ka tahad sellest vabaks saada. Et seal võib olla ka hästi palju ohvrimeelsust taga, et mõni ei soovigi vabaneda, sellepärast et nendele meeldib ohvrimeelsuses olla, hästi ohvri rollis olla. Ja kui väljaspoolt saab sellise toetava tähelepanu, siis nende energiast on ju nii hea elada. Vot selline täiesti teistmoodi video täna, et jah, pool tundi peaaegu on räägitud ja ma saan aru, et mind suunataksegi järjest rohkem tegema selliseid teistmoodi videosid ja laive. Eks ma järjest rohkem alistun sellele, õpin olema päris mina ise, õpin olema rohkem juhatus iseendale ja kõikidele teistele ja õpin olema siis valgus just nende inimeste teel, kes seda vajavad. Aga järgmiste kohtumisteni ja head paranemist kõigile. Tšau!